väike raamatusõber. Täna ma loen teile ühe jutu Rull ja Eke ja Pipa ja Peeter Sauteri laste raamatust. Ja selle jutu pealkiri on Jaan, kes tahab saada tolmuimejaks. Nii, tule siia, väike Jaan, tule siia, ütle, kelleks sa tahad saada. Isa istus koos sõpradega ja juba ootas Jaani vastust. Aga Jaan ei tahtnud vastata. Ei ütle, ütles Jaan. Miks? Te hakkate naerma. Ei hakka, ütle ikka. Ei hakka, ütle ikka, osatas Jaan isa. Kelleks sa ise tahtsid saada, kui sa väike olid? Isa ajas selja sirgu. Sellist asjade käiku polnud ta oodanud. Ma tahtsin saada. Ma ei mäleta, kelleks ma tahtsin saada. Ära valeta, issi, see ei ole ilus. Vanaisa ütles, et sa tahtsid saada kosmonaudiks. No jaa. Ja kes sa nüüd oled, issi? Ei, ära solvu. Ma tahtsin lihtsalt näidata, kui mõttetu selline küsimus on. Hea küll, ma võin teile öelda, et mina tahan saada tolmuimejaks, roheliseks elektroluksiks, mis töötab 5000 pöörde peal ja millele käivad sisse 496 C tolmukotid. Hakkab teil siis nüüd sellest parem? Kelleks sina tahtsid saada, onu Tom? Ja kelleks sina tahtsid saada, tädi Paula? Laua ääres jäi vaikseks. Mina arvasin, et tore oleks kuningannaks saada, poetas tädi Paula. Jaan vaatas teda kaastundlikult. Hea plaan, tädi Paula, aga kuidagi ebareaalne. Kas pole? Isa tahtis midagi öelda, aga ei osanud. Jaan jätkas. Niisiis, issi, tuleks olla pisut ettevaatlikum, kui tahad oma pojaga külalisi lõbustada. Aga mina tahan saada tolmuimejaks ja saan ka. Sa veel näed ja kahetsed, et mind ei uskunud. Aga siis pole teha enam midagi. Ilusat raamatu- ja roosipäeva teile, väikesed raamatusõbrad.